Statistikaameti andmetel on tarbekaupade ja teenuste hinnad kasvanud viimase 5 aasta jooksul 48%. Kuigi hinnad on läinud kallimaks, siis on ikkagi soov kodumaal puhata. Eelmisel aastal tehti Eesti-siseselt 2,4 miljonit ööbimisega reisi, millest üle poole olid puhkusereisid. Kuidas on lood aga sel suvel? Palju teie Eestis reisite? Üldiselt suhteliselt vähe, võib-olla poja perega korra suvel teeme ühe väikse reisi. Üks kord käisime Pärnus hotellis, aga enam mitte kuskil ei käinud. Kütusehind on olnud hullem, aga kui ikka tahad minna, siis pigistab välja küll. Nüüd on tõusnud, mul on juba broneeritud, aga hinnad on tõusnud. 2024. aastal oli ligikaudu 2,7 miljonit sisereisi. See tähendab, et siseturism on langenud 12%. Miks on ööbimine kallis? Hotelli hinnatase ei erine teistest teenustest, et olgu siin lennupiletid, taksoteenus või muud teenused. Et kui on suurem nõudlus, siis on paratamatult ka seal peegeldus hindadesse. Et mida varem teha broneering, seda soodsama hinnaga kindlasti on võimalik siis ka hotelli tuba saada. Et need viimase hetke toad, mida me tavaliselt siis võime seal vaadata, et on väga kõrge hinnaga, see peegeldabki seda, et need 2 tuba võib-olla ongi veel üldsegi vabad. Viisime läbi eksperimendi, kus käisime vaatamas luksuslikku 5-tärni hotelli Tallinna vanalinnas ning rahakotisõbralikumat paika looduse rüppes. Mida on võimalik saada kõrgema ja madalama hinna eest? Oleme hotell Telegraafis Simensi Suites, mis maksab 800 eurot ning selle hinna sees on olemas ka hommikusöök. Siin ruumis on televiisor, siin on kõrged laed, lühtrid, siin on kasutatud erinevat tooni sinist, siin on lilled, siit saab minna veel presidendi sviiti. Siin toas on olemas ka tualettruum ning teeninduskapp, mis tähendab seda, et väljas saab panna sisse söögi-joogi ning mina saan teha kapiukse lahti ja võtta sealt toode välja. Toakategooriaid on erinevaid, et alustades sellistest lihtsamatest tubadest kuni meie sviitideni välja. Aga ma usun, et seal alates 200 eurost alates kuni võib-olla siis seal lõpuks 2000 euroni. Olen tulnud siia magamistuppa ja kohe märkasin, et siin laua peal on vanakooli telefon, mis kusjuures ka töötab. Ja kui me liigume siit edasi, siis siin voodis on ka padjamenüü ja padjamenüül on 5 erinevat varianti, mille seas saab valida, et millist patja siis sina soovid just. Nii, ja siin duširuumis on meil olemas nii duš kui ka vann ja igas toas küll duš ei ole, aga siin sviidis see on täiesti olemas. Eestlasena me tihti võib-olla kipume ära unustama seda meie Tallinna vanalinna võlu. Et see on meile siin tihti nagu iseenesest mõistetav, me võib-olla ei vaata seda sellise pilguga, kui me ise oleme kuskil reisil ja naudime mõne muu vanalinna võlu ja ilu. Siseturismi vaates kindlasti on veduriks olnud aastaid juba Tallinn. Paljudes teistes maakondades me paraku näeme seda, et siseturistide numbrid on langevast trendis ja see on ka tegelikult peegeldus selle, et jätkuvalt on meie tarbijad ebakindlad. Kui on soov puhata looduslikumas paigas, on võimalik ööbida näiteks kämpingus. Oleme siin Oxforelli kanuupoisi pesas, mis maksab 80 eurot ja siia hinna sisse kuulub ka võimalus minna bassein ennast jahutama. Siin maja sees on olemas ka kamiin, siia saab panna oma riided ja siin allkorrusel on olemas ka magamisvõimalused. Siia mahub näiteks 2 inimest ja diivanile mahub 1. Nii trepist üles tulles saab minna teisele korrusele, kus on 3 voodikohta, aga kui voodid kokku lükata, siis mahub siia ilmselt ka rohkem. Õuealal on veel olemas lastele mänguväljak, korvpalli ja võrkpalliväljak. Lisatasu eest on võimalik minna sauna ning rentida kanuu. Meie tunnetuse järgi eestlane tahab reisida ringi ka Eestis ja meil on suveks ka palju erinevaid motivatsioone selleks, et väga paljud spordisündmused, kultuurisündmused meelitavad siis inimesi vaatama ringi ka Eestis.